esimene on see, et sa pead leidma tõesti õiged inimesed, kellel on see sisemine motivatsioon olemas. Teiseks sa pead looma tugeva meeskonna, et need sisemiselt motiveeritud inimesed ei kaota oma motivatsiooni seoses meeskonnas toimuvate probleemide ja pingete tõttu. Aga kõige suurem osa on tegelikult otsese juhi mõjul. See ongi see, mida päris esimesel slaidil ma näitasin, see barjäär. Et kuidas tajutakse juhti, et kas meeskond tunneb, et see juht väärib meie maksimumpingutust. Ta väärib seda, et ma tulen talle vastu mingite asjadega. Ta väärib seda, et ma muudatuste keskel olen paindlik, teen mingisuguseid isiklikke ohverdusi. Et see kõik tegelikult lõpuks on seotud siis juhi enda juhtimisstiiliga. Ja ühelt poolt on see hästi arusaadav, sest kui me mõtleme kõik oma otsese juhi peale, siis me saame aru, et loomulikult see, missuguse inimesega on tegemist ja missuguse juhiga tema näol on tegemist, see otseselt mõjutab seda, kuidas ma ennast päevast päeva tunnen. Aga teiselt poolt, kui sa ise oled juht või juhiks saamas, siis see on piisavalt selline abstraktne ja hägune, et mida see tähendab. Ja seda me seal koolitusel siis püüdsimegi täita ja me vaatasime läbi 4 liidritüüpi juhtimise nurgakivi. Ja kui sa oled siis juhiks saanud, ükskõik millal see toimus, kas aasta tagasi või 1 päev tagasi või 10 aastat tagasi, siis on 4 sellist hästi abstraktset valdkonda, mida sa lisaks sellele, et sa oma eesmärke pead täitma ja oma valdkonda arendama, millega sa kokku puutud.